Paranoiline Putin on paanikas, sest Ukrainas pole tal õnnestunud edu saavutada. Putin hakkab nägema ohte igas Kremli varjulises nurgas. Riigipöörde kuulujutud lahvatasid, kui Moskvas kõik pimenes. See võib olla despoodi lõpp, türanni langus. Praegu viitavad kõik märgid ühele suurele asjale. Putini kukutamine on kohe toimumas. Uudis on pärit Vene Telegrami kanalilt VCHK OGPU. Ta väidab, et tal on ligipääs Venemaa julgeolekuteenistustele ning tänu sellele avalikustas, et riigipööret korraldab mees, keda Putin ei kahtlustaks. Mees, kes oli aastaid Putini lähedane sõber ja usaldusisik. Kes see mees võiks olla? Sergei Shoigu, Venemaa endine kaitseminister. Selgitame videos hiljem mitmeid vihjeid riigipöörde kohta, kuulujutud vallandanud võtmesündmust ja üht pöörast pööret, mis võib kõike muuta. Telegrami kanali kohta toob London Loves Business välja peamised üksikasjad. Seel öeldakse, et kanal väidab olevat saanud ligipääsu salajasele allikale, kes paljastab, et hiljutised internetikatkestused Venemaal pole seotud niivõrd julgeolekuga, nagu Kreml sageli väidab, vaid pigem Putini paranoilise usuga, et üks tema vanimaid liitlasi tahab talle halba. Kanal väidab, et mobiilside ja internetipiirangud Moskva keskuses ja mõnes piirkonnas langesid kokku uurimise algusega Shoigu ning tema lähikondsete suhtes. Kuidas see võimalik on, kui Shoigu peaks olema üks Putini lähimaid liitlasi? Vastus: lojaalsus Putini administratsioonis on tihti ostetav ja müüdav. Ja meie mainimine, et Shoigu oli Venemaa endine kaitseminister, annab huvitava vihje, miks Putini liitlased on nii ärevil. 2024. aasta mais otsustas Putin Shoigu kaitseministri kohalt eemaldada. See otsus tehti pärast seda, kui Venemaa oli olnud Ukrainaga sõjas üle 2 aasta. Seda sõda ei pidanud olema, sest Venemaa lootis vallutada Kiievi vaid mõne päevaga väidetava sõjalise erioperatsiooniga. Kaitseministrina oleks Shoigu vastutanud kõigi nende esialgsete plaanide eest ning olnud ka see hääl Kremlis, kes ütles Putinile, et tema võimatu eesmärk on midagi, mida Venemaa suudab tegelikult saavutada. Shoigu eksis. Ja pärast 2 aastat oma mehe toetamist langetas Putin lõpuks kirve. Ja sellega võttis ta Shoigult nii ametikoha kui ka sellega kaasnenud staatuse, mis oli olnud tõestuseks, et ta oli üks Putini meestest. Venemaa president pööras Shoigule selja, et ise ennast päästa, õpetades endisele kaitseministrile väga olulise õppetunni selle kohta, kus Putini prioriteedid alati asuvad. Lojaalsus ei vii Kremlis kaugele, nagu Shoigu ise koges. Ja Putin määras ta Venemaa julgeolekunõukogu sekretäriks, kuid kõik Kremlis mõistsid, et see oli endise liitlase alandamine ametikohale, kus ta ei saa enam Putinit takistada. Juba siis oli näha, et Shoigu kaotab Putini soosingu. Tema kaitseministri kohalt pagandamisele eelnes ühe tema võtmeasetäitja Timur Ivanovi vahistamine korruptsioonisüüdistustega. Kuna korruptsioon hoiab Kremlit töös, tähendab korruptsioonikahtlusega vahistamine tavaliselt, et Putin peab seda inimest ohuks. Artiklis, kus küsiti, miks Shoigu on oma ametikohalt eemaldatud, avaldas BBC, et sellised ümberkorraldused Putini kabineti kõrgemates ringkondades on haruldased, eriti sõja ajal. Näiteks Sergei Lavrov on olnud Venemaa välisminister ligi 20 aastat, kuni 2024. aastani ning jätkab ametis. Shoigu oli kaitseminister 12 aastat enne vallandamist. Jah, Putin teeb puhastusi, kuid kui asi puudutab kõrgeimat juhtkonda, püüab ta hoida olukorda stabiilsena, ümbritsedes end käsilastega, kes teevad ja ütlevad kõike, mida ta soovib. Shoigu eemaldamine saatis Putinilt selge sõnumi. Sind enam ei usaldata. Võib-olla pidas Putin Shoigut ohuks, kuigi süda ei lubanud tal endist kaitseministrit vahistada ega aknast välja lükata. Putinit tundes ei vajanud Shoigu kedagi, kes selgitaks, mida tema alandamine tähendab. Putin püüdis ta kõrvaldada ja rahustas teda mõttetu ametikohaga, mis oli tema endisest rollist palju vähem tähtis. See polnud vana vahetamine uuega, vaid potentsiaalse vaenlase eemaldamine ja parema käsilase toomine. Märtsis. 2026 on Putin ja Shoigu teineteise suhtes üha umbusklikumad. Endine kaitseminister on juba umbes 2 aastat oma kibeduses marineerinud ning ta hakkab nägema, kuidas Putin teeb tema vastu samme, mis nõrgestavad tema võimu veelgi. Arreteeriti veel üks Shoigu tähtis liitlane. 9. märtsil teatas Medusa, et pärast Shoigu vallandamist on Venemaa kaitseministeeriumis puhastus hoogustunud.
Nüüd arreteeriti Ruslan Salikov süüdistatuna omastamises, altkäemaksu võtmises, rahapesus ja sidemetes kuritegelike organisatsioonidega. Oletame, et viimane süüdistus puudutab tema varasemaid seoseid Kremliga, mis on Venemaa suurim kuritegelik organisatsioon. Oluline on, et Salikov pole pelgalt Šoigu liitlane, vaid tema lähim kaastööline, olles töötanud Šoigu kaitseministriks oleku ajal esimese asetäitjana. Uudis šokeeris Kremli kõrgemaid ringkondi, kuid Venemaa sõjablogijad pidasid seda Putini järjekordseks geniaalseks sammuks. Salikov, kes oli Šoigu parem käsi ligi 30 aastat, võib nüüd saada kuni 20 aastat vangistust. Kui Šoigu enne kaitseministeeriumist tagandamist ja arreteerimisi kõigest aru ei saanud, siis nüüd kindlasti saab. Putin on endise sõbra 2 aastat isoleerinud. Šoigu teab, et tema võib järgmine olla. See viib meid tagasi riigipöörde ja tõenditeni, et see tõesti toimub ja Šoigu on selle taga. Senini on olnud vaid vihjed. Šoigut pole nähtud alates 5. märtsist, kuigi ta peaks olema silmapaistvas rollis. See avalikkusest kadumine on suurendanud kuulujutte lõhest Kremlis. Internetikatkestused, mida mainisime, tõestavad, et Putini endine liitlane plaanib presidendi kukutamist. Miks? Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate saadet The Military Show ning meie toome teieni kogu pildi pealkirjadest kaugemale. Vajutage täna tellimisnuppu, et olla alati samm ees. Šoigu on viimased 2 aastat kogenud Putini tõrjumist, hoolimata aastatepikkusest lojaalsest teenistusest. Ta on näinud, kuidas Putin on süstemaatiliselt eemaldanud kõik Šoigu peamised liitlased. Pole vaja olla geenius, et mõista olukorda, ning ka Šoigu teab, et peab enne Putinit tegutsema. Aga mis pistmist on sellel interneti katkestamistega? Lihtne vastus on see, et praegu Venemaal toimuvad katkestused erinevad kõigest sellest, mida oleme sõja algusest peale näinud. Ja kui uskuda allikat, kes rääkis VCHK OGPU-le, siis on see kõik tingitud sellest, et Putin kardab, et Šoigu üritab korraldada riigipööret. Et anda teile aimu Venemaa viimaste katkestuste ulatusest, siis Moscow Timesi andmetel on mobiilse interneti katkestused levinud kogu Moskvas ja Peterburis. See on märkimisväärne, sest need on Venemaa 2 rikkaimat ja Putini jaoks olulist linna. Pärast 9. märtsi hommikul kella 6 on Peterburis taundetektorisse laekunud ligi 2500 kaebust. Venemaal on muidugi ajalugu mobiilse internetiühenduse sulgemisega. Sageli väidetakse, et seda tuleb teha droonirünnakute tõttu, millest räägime kohe lähemalt. Venemaa oli 2025 aastal maailma juhtiv internetikatkestuste poolest. Kuna katkestusi oli kokku 37 166 tundi ja need mõjutasid ligi 146 miljonit elanikku, on Moskvas ja Peterburis nähtud olukord äärmuslik, kuid mitte erakordne. Või siiski? Selles loos on üks väike nüanss, mis näitab, et viimane katkestus oli palju rohkem seotud Putini paranoiaga kui millegi muuga. Combat Veteran News selgitab, et see viimane katkestus ei hõlmanud valitsuse võtmeisikuid, keda Putin tahtis asjadega kursis hoida. Combat Veteran Newsi sõnul polnud see lihtsalt häkkimine, sest juurdepääs oli valitsuse heaks kiidetud nimekirjadega piiratud. Teisisõnu, teatud mobiiltelefonid said endiselt internetti kasutada, isegi kui enamik Moskvat ja Peterburi sellega hädas olid. Need telefonid on lubatud nimekirjas ja seetõttu katkestustele immuunsed. Siin näeme, et Putin on loonud Kremli kõrgematesse ringkondadesse kihi, mis on reserveeritud neile, keda ta kõige rohkem usaldab. See nimekiri on muutunud väiksemaks alates sellest, kui ta alustas oma sissetungi Ukrainasse, kuid lubatud nimekirja abil saab ta katkestada suhtluse nende jaoks, keda ta sihikule võtab, võimaldades samal ajal oma kaaslastel oma tegevust koordineerida. Teisisõnu, see oli valitsuse heaks kiidetud katkestus, mis ei puudutanud neid, keda Putin tahtis asjadega kursis hoida. Putin on seda juba mõnda aega planeerinud. 20. veebruaril allkirjastas Putin seaduse, mis lubab FSB-l nõuda internetiteenuse pakkujatelt juurdepääsupiiranguid vastavalt Putini korraldustele. Vähem kui kuu aega hiljem kasutas Putin seda võimu, et katkestada internet kõigile peale valitute. Võite meenutada varem jagatud VCHK OGPU tsitaati. Viimane interneti sulgemine langes kokku Šoigu lähikondsete, sealhulgas Salikovi uurimise algusega, mis osutab Kremlilt teadlikule sammule. See võimaldas FSB-l ja Putinil sihtida neid, keda nad pidasid vandenõulasteks, jättes Šoigu liitlased infosulgu. Kreml väidab vastupidist. Kuna venelased pidid suhtlema raadiosaatjate kaudu, väitis Kreml taas, et katkestused on turvalisuse huvides ja jäävad jõusse seni, kuni lisameetmeid vajatakse. Kui ootad midagi muud kui ebamäärasust, jääd vastusest ilma.
Kreml hoolitses selle eest, et ei öeldaks suurt midagi katkestuste kohta, mis, nagu Guardian teatab, ulatusid isegi Riigiduuma enda territooriumile. Venemaal on raadiosaatjate müük tõusnud 27% ja piiprite kasutamine 73%. Vladimir Putin viib Venemaa tagasi eelinternetiaega. Ta saadab need Venemaa piirkonnad, mida ta ei usalda, peaaegu kogu riik, tagasi aega, mil tema selja taga oli raskem suhelda. Olgu aus ka Kremliga. Nad olid seekordse katkestuse puhul ausad, öeldes, et see on tehtud turvakaalutlustel. Mida nad ei öelnud, on see, et sellel pole midagi pistmist Venemaa julgeolekuga, vaid kõik on seotud paranoilise Putini rahustamisega, kuna ta kardab, mida Šoigu võib teha. Combat Veteran News selgitab. Ta mainib kuulujutte, et Moskva piirkondade internetikatkestused puudutasid võtmetähtsusega sõjalisi ja julgeolekuasutusi. Ja see ainult toetab mõtet, et Putini samm oli tegelikult suunatud vandenõulaste suhtlusvõime vähendamisele, tagades samal ajal, et tema enda riigipöörde vastased jõud saaksid liikuda piiranguteta. Putini väljakujunenud julgeolekujõud suudavad paremini koordineerida ja suhelda, hoides neid riigipöörde kavandajatest ühe sammu võrra ees, kui see tõsi on, lisas Combat Veteran News. See heidab Salikovi arreteerimisele huvitavat uut valgust. Enne kui Putin lubas FSB-l tema käsul sidevahendeid sulgeda, sai ohustatuid hoiatada. Kreml oleks ehk oma mehed kätte saanud, kuid riigipöörde eel oleksid vahele jäänud hoiatused võinud olla Putini vastu tegutsemise märguandeks enne tema käsilaste saabumist. Salikov ei saanud neid signaale. Mitte keegi ei saanud. Välja arvatud väga kitsas ring inimesi, kelle Putin näib olevat oma uute lubatud nimekirjadega isiklikult välja valinud. Muidugi on selliste vandenõudega see häda, et neid ei saa tõestada, kui need tegelikult ei juhtu. Aga see, mida me võisime näha Salikovi arreteerimise ja sellele eelnenud internetikatkestustega, on see, et Putin suutis napilt oma endisest kaitseministrist ette jääda, kui Šoigu valmistus võimu haarama. Lähinädalatel selgub rohkem. Kui Šoigu arreteeritakse või sureb ootamatult, saame paremini aru, kas riigipööret planeeriti. Aga lool on veel üks pööre. Võimalik, et USA president seisab Putini riigipöörde hirmude taga. Jää lõpuni selgitame miks. Juba enne vihjet Šoigu võimalikule Putini vastasele pöördele näeme Putini paranoiat, mis internetikatkestuste kaudu mõjutab kogu Venemaa ühiskonda. Putini hirmust elu ja positsiooni pärast on palju räägitud. 2025. aasta mais teatas New Voice of Ukraine, et Putin viitas ootamatult järeltulija otsimisele. Poliitikanalüütik Vadim Denishenko sõnul on see Putini järjekordne paranoia märk, kuigi näib süütu teona. Denisenko sõnul on peamine tegur Putini kasvav paranoia. Ta lisab, et vananevad diktaatorid muutuvad sageli paranoiliseks. See paranoia, usun ma, sundis teda lõpuks pärija teemal rääkima hakkama. Pärijast rääkimine ei tähenda, et Putin hooliks tulevikust pärast enda lahkumist, vaid pigem annab märku tema vastastele, et neil võib tulevikus õnnestuda oma tahtmine saavutada. Nad peavad veidi kauem lojaalsed olema, et Putin valiks just nemad järglaseks. See on tühine lubadus, mida vihjab juht, kes muretseb vaid sellepärast, et poliitilised raisakotkad temast eemale hoida. Putin võidab aega, kui räägib avalikult tulevikust, mis võimaldab tal tegutseda nende vastu, kes võisid tema porgandist ampsu võtta. Võimalik, et see on lihtsalt välja mõeldud vandenõu. Selles valdkonnas paistab eriarvamusega silma Anton Barbašin, Riddle Russia kaasasutaja ja toimetusjuht. Kiev Independenti intervjuus ütles ta, see on jama. Kui Vene eliit oleks tahtnud Putinit kõrvaldada, oleks see juhtunud juba 2022. Ta märkis, et Šoigu võib lubada Putinil oma klanni laiali saata vastu puutumatust võimalike repressioonide eest, mis teda 2024 aastal pärast kaitseministeeriumist eemaldamist ähvardasid. Võib-olla on VCHK OGPU liialdanud, väites, et neil on allikas, kes paljastas Šoigu plaanitava riigipöörde. See ootamatu pööre ei leevendanud kindlasti Putini paranoiat. Donald Trump tegi 2026 aastal olulisi samme. Muu hulgas tagandas Nicolas Maduro ja tappis Ali Khomeini operatsioonis Operation Epic Fury. Combat Veteran News märgib, et Putin võib eemalt jälgides arvata, et tema on Trumpi nimekirjas järgmine. See võib olla president Donald Trumpi poliitika kõrvalmõju, kus ta ei ründa riigiaparaati, vaid eemaldab juhi ja asendab kellegagi, kellega saab koostööd teha, ütleb Combat Veteran News. See paneb mõtlema, kas pole?
kas Trump võis näha Šoigut või kedagi temasugust Putini järglasena, kui USA otsustab Putini kõrvaldada? See on võimalik. Pettunud sõber, kes pärast pikka aega tipus olemist on tõrjutud ebaoluliseks, võib olla valmis USA-ga koostööd tegema lihtsalt selleks, et Putinile ära teha. Kui Putini jutt järglusest on mõeldud lootuseks Venemaa juhi lahkumist ootavatele, siis Trumpi tegevus 2026. aastal annavad konkreetsema signaali, et soovitud võimu saab koostöös USA-ga. Kui midagi muud mitte, siis Trump suurendas Putini paranoiat. Nagu New York Times kirjutab, on Trump suure osa 2026. aastast Putinit üle trumpanud. Väljaande sõnul piirab USA Venemaa mõju ja lõhub Moskva välispartnerluste strateegia. Kui tema liitlased kaovad, võib Putin otsida Venemaalt inimesi, kes võiksid tulevikus Trumpiga koostööd teha. Võib-olla näeb ta Šoigut ühe sellise inimesena. Kui see nii on, võib Putini paranoia viia tema enda languseni. Sõpradest saavad vaenlased, usaldusalustest vandenõulased. Putini hirm, et midagi võib juhtuda, võib viia selleni, et ta hävitab end ise, isegi ilma riigipöörde ohuta. Lõppude lõpuks pole ju nii, et Putin poleks võimalikele vandenõulastele andnud rohkem kui küllaldaselt põhjuseid, miks nad võiksid ta võimult kõrvaldada. Katastroofiline sõda Ukrainas on toonud nii palju inimkaotusi, et sellel on tohutu negatiivne mõju probleemile, mis kummitab Venemaad terve järgmise sajandi. Numbrid on halastamatud, kuid neid võiks muuta, kui Putin lahkuks. Vaata meie videot, kui tahad teada, kuidas Putin on määranud Venemaa sajandiks kannatama. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show, et näha rohkem lugusid, mis peituvad Putini Venemaa pealkirjade taga. Aitäh vaatamast!